ja uuesti, jah, et kuidas et kui mõni inimene, kes kuulab üldse ei tea, mis asi see peremuster on, et me tahtsime sellest ka natuke rääkida. Et jah, see minu kogemus ka, et olen juba 3. suhtes ja mõtlen, tunded on ikka samasugused. Et see minu kogemus selles suhtes, kuigi inimene on teine, on ikka sama. Et siis see on üks indikaator, mis tegelikult võiks öelda, et ilmselt on see aeg, kus tuleks siis endale otsa vaadata ja midagi muuta. No just, võis on see enam levinud, et mõtlengi, et väga tihti sõbrannadega ka tuleb juttu, et mulle satuvad ikka kogu aeg need ühte tüüpi mehed, et mis mul viga on või mis toimub, et see on ka tegelikult võib-olla hea koht, kus hoopis läheneda nagu seda viisi, et äkki see on mingi muster. Absoluutselt, jah. Või samamoodi meeste puhul, et kuidas nii, et need naised kogu aeg satuvad sarnased, on ju, et kui on siuke destruktiivne muster, me praegu räägime kindlasti, et eks see meie huvigrupp on ikkagi selline, kellel on mingisugune rahulolematus paari suhtes või märkab midagi, et ta soovib, et tal oleks midagi paremini. Et tegelikult väga suur osa ühiskonnast on ka rahuldust pakkuvates ja turvalistes lähisuhetes. Et see ei pea kõigil nii olema, et need mustrid on ilmtingimata destruktiivsed või kuidagi nagu rahulolematust tekitavad. Aga ütleme nii, et suur osa ühiskonnast ikkagist on ja eks ühiskond ka nagu mõjutab, et tänapäeval kogu see Instagram ja sotsiaalmeedia ja kõik see wired olemine 24/7, et eks see ka lähisuhete nagu dünaamikaid ja sellist suhtlemist üleüldiselt nagu mõjutab. Ja just. Mõjutab kindlasti ja võib-olla nendest peremustritest, et mis asi see peremuster nagu on, et veel selle juurde tagasi tulla, et me tõime siin näiteid, et oleme kogu aeg samades olukordades, samades suhetes, samade tunnetega, et see on jälle see on jälle üks näide, et aga tegelikult võib seal olla ka väga palju teisi näiteid, et see võibki olla tõesti mingi reaktsioon, kuidas ma alati reageerin mingites teatud olukordades. See võib avalduda kuskil, mitte ka isegi võib-olla niivõrd paari suhtes ma ei märka seda, äkki ma märkan seda üldse kuskil tööalastes suhetes, on ju, et alati ma tahaks käituda ühteviisi või jõuda nüüd täna selle eesmärgini, aga jälle tuleb mingisugune takistus ette, jälle on mingi raskus, miks ma sinna nagu ei jõua. Et see võib täpselt samamoodi viidata hoopis mingisugustele peremustritele, et me neid mustreid nagu võime nagu leida igalt poolt või täiesti erinevatest kohtadest, et see ei pea olema ainult nagu seotud konkreetsete nende näidetega, mis me välja tõime või ka ainult paari suhtes. Aga nagu oluline koht, kuidas sellest aru saada, on see, et mingi muster kordab ennast pidevalt, on ju. Et kui sa ikkagi märkad, et sul nagu läbi aastate on üks ja sama mingi takistus, et siis ilmselgelt on tegu mustriga, on ju. Ja, või siis mul ongi mingisugune raskus pidevalt, mis mind alati tabab või mingi koht, mis mul lihtsalt ei õnnestu või üldse ei funktsioneeri. Et aga mis on nagu selline mulle vana hea tuttav juba. Jah, vana hea tuttav. Ja, aga siin absoluutselt tegelikult ju me saame ju kodust kaasa ka igasuguseid tõekspidamisi ja see, et kui palju peaks tööd tegema ja mis see töö tegemine üldse tähendab ja mis see raha tähendab ja kes suhtes peaks teenima raha ja kes teenib raha ja nii edasi ja nii tagasi, on ju, et igasugused sellised materiaalsed küsimused ja rolli küsimused. Jah, väga hea, et sa selle välja tõid, et ma arvan ka, et see ka, et ma pean tegema nii palju või seda asja, siis ma olen piisavalt väärtuslik, kui ma seda ei tee, siis ma ei ole väärtuslik ja et kõik need tõesti need uskumused, veendumused, mis meil pere ja kuskilt võib-olla kaugemast peresüsteemist nagu pärinevad ja kaasa tulevad. Et neid kõiki saab märgata ja saab olla nendest teadlik.